Tere pärastlõunat ja hea on näha teid siin ja rõõm on olla selles töötoas ja rääkida, kuidas saab kasutada AI-d õppetöös, on selle töötoa siis nimi. Ja meil on aega 1,5 tundi ja selle 1,5 tunni jooksul on plaan vaadata erinevaid tööriistu, mis aitavad õppetööd lihtsustada. Minu nimi on Airi Mittendorf. Ma olen olnud õppejõud alates aastast 2002, lõputöid juhendanud aastast 2006 ja tänaseks võib öelda siis, et kogu see minu õppejõu karjäär põhitöökohast alates on olnud ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Varasemalt küll siis see oli see Lääne-Virumaa kolledž, kust ma alustasin ja nüüd kuni selle aastani oli mul ka siis külalisõppejõuna loengud selles Teenusmajanduse instituudis. Aga ma olen olnud siis väga palju aastaid õppejõud ja võib-olla ma tahtsin rääkida seda lugu ja ma arvan, te ise võib-olla täna veel töötate palju selles ajas ju samamoodi, et kui mina alustasin õppejõuna 2002, siis kohe said mul täis tööpäevad, kõik loenguid täis, 8 tundi kaugõppele ja päevaõppele ja alustasin loengute ettevalmistamist samal ajal, kui õpetasin. Väga tihti kella 3 öösel, sest minu õpilased olid mõned kindlasti targemad kui mina, aga ma ei saanud seda lasta ju välja paista. Et ma pidin alati olema hästi ette valmistanud ja need võtsid tohutult ju aega. Valmistada slaide, lugeda artikleid ja minu teemaks oli kohe uurimistöö metoodika aine, mis on ka väga keeruline aine üldse õpetada. Ja nii ma siis alustasin. Minu noorem laps oli läinud just ka esimesse klassi, nii et oli päris väljakutsuv. Kui ma täna mõtlen, kuidas saab teha loenguid, kuidas saab neid ette valmistada, kui kiiresti see on võimalik, siis mul on nagu endast kahju sellest noorest õppejõust, kes ma siis olin unetuna, läksin klassi ette tegema nägu, et olen tark ka veel. Et see oli päris suur. Täna ma muidugi ei lubaks endale ka nii suurt koormust kohe peale panna, ma ütleks ei. Aga siis oli teine aeg. Ühesõnaga, et läheme teele ja ma tahan jagada teiega just seda tarkus, mida mina olen kogenud ja kogunud seoses tehisintellektiga. Mul ei ole ühtegi ülikooli diplomit selle kohta. Mul on küll ülikooli diplomeid magistrikraadi kohta ja ka doktorikraadi kohta. Ja täna ma saan veel uhkusega öelda ka seda, et doktoritöö sain ma ka kaitstud enne, kui AI tuli. Nii et pidi samamoodi garaažis vahepeal pisaraid valama, et ei oska seda teksti kokku inglise keeles kirjutada, mis tegelikult siis täna juba saab ju väga palju lihtsamalt. Tõlkimine, kokkukirjutamine, artiklite otsimine veel tuli kõik teha käsitsi. Aga ma ei tea, kas selle üle saab uhke olla, sest tihti see, mida me peame kogema õppejõududena, ei ole lihtne. Mina sain küll pärast doktoritöö kaitsmist ka vaimset kurnatuse, ma ei tea, diagnoos on palju öelda, aga ma tegelikult olin vaimselt kurnatud, et mul läks kaua aega, et sellest taastuda. Ja täna meil on suurepärane võimalus oma tööd lihtsustada ja saada palju kiiremini neid asju, mida me ei pea tegema käsitsi. Ja sellest ma tahaks teiega rääkida selles töötoas. Et kuidas tegelikult saada aega juurde selle jaoks, mis loob väärtust. Anda ära need ülesanded, mis saab teha tehisintellekt. Ma kahjuks ei saanud kuulata hommikupoolseid neid loenguid, me seadistasime siin tehnikat, nii et ma võib-olla alustan sedast, millest te juba kõik kuulsite, et ma lihtsalt vabandan, et ma ei ole ennast nagu soojaks saanud kuulata. Et tehnika võttis natuke aega. Aga me räägime siis tehisintellektist. Ja teeme nii, et teil oleks võimalus julgelt küsige, rääkige sellest, mida teie teate, kuidas te kasutate, et oleks selline mõnus dialoog, et kindlasti ei ole see nii, et mina siin üksi esinen ja te lihtsalt kuulate. Kõigepealt ma tahakski teada, et andke käega märku, kes täna juba, ma küsin niimoodi julgelt kasutavad, sest natuke me vist juba päris paljud kasutame, eks. Aga ma küsin veel, kes julgelt kasutavad igapäevaselt? Kuidas sa kasutad? See, kuidas on teine asi, eks ju, seal saab alati minna professionaalsemaks. Ma tänagi õppisin ühe programmi siin juurde. Et see on alati nagu järgmine tase. Nüüd ma küsin järgi üldse häberega, kes üldse ei ole kasutanud? Täiesti fine. Ja kes niimoodi keskmiselt, eks ju, siis need ülejäänud, eks? Jah, et näete ise, see skaala on tegelikult hästi lai.
ja ma proovin leida siin selle kesktee, et kuidas leida seda kasutusviisi nii, et need, kes ei ole kasutanud veel, saavad julgust ja kes on kasutavad, saavad midagi juurde. Et siis andke mulle andeks, kui kes juba palju kasutavad, mõni asi on teile tuttav. Nii on, eks. Aga ma loodan, et te saate siit ikkagi midagi juurde. Aga asume teele, mis siin pikalt ei räägigi rohkem. Ja ma räägin, millest ma räägin? Veel julgus küsida. Küsige, ükski küsimus ei ole kuidagi taunitav, kõik on lubatud, igasugune vastupanu on lubatud. Selleks me täna siin oleme, et leida dialoogis see parim viis. On ju? Et ei ole vaja karta. Natuke minu taustast veel, et miks ma siis nagu siin üldse seda teemat teiega jagan ja kuidas mina selleni jõudsin hästi lühidalt. Ma olen põhikohaga ka Tervise Arengu Instituudis arendusjuht, kus ma kasutan tehisintellekti igapäevaselt oma töö tõhustamiseks, näiteks protsesside kaardistus, juhtimisega seotud küsimused, andmete analüüs, tekstide analüüs, pikkade dokumentide kokkuvõtted, mida ma enam ei taha korduvalt uuesti üle lugeda, aitab mul teha täna kõik tehisintellekt. Lisaks on täna ju veel töötuba, kuidas luua endale selliseid isiklikke assistente, ma olen endale neid ka loonud, et paremini oma tööd teha. Siis ma olen ka ju juhendaja, ma teen ka retsensioone, seal ma kasutan ja mulle meeldivad väga kvalitatiivsed uuringuid ja mulle väga meeldib kogu see õppetöö juhendamise pool ja õpetamise pool ja mind väga inspireerib kõik, mis on seotud inimeste heaolu ja vaimse tervisega. Et kuna mul on ka nagu nii erinevaid huvisid ja ma tahaks järjest juurde õppida, siis mul tegelikult on täna nagu väga hea meel, et meil on tehisintellekt, sest muidu seda kõike teha ei jõuaks ja ei olekski ju ka nii põnev see elu, et kuidas igaüks on nagu erinev, minule meeldib teha palju asju. Aga läheme siis kohe tehisintellekti juurde. Ja tehisintellekt lihtsalt, et me oleks ühel lainel, slaidite pärast saate ka, eks ju, te saate seminariga järgi vaadata. Et ei pea üles kirjutama kõiki neid slaidil olevat teksti. Aga tehisintellekt tegelikult on juba olnud ju aastast 1950. Mis see nüüd siis nii palju erinev on, miks me nüüd oleme hakanud sellest rääkima, on tulenevalt sellest, et meil on tulnud uus, kuidas siis öelda, maailm, kus meil on nagu generatiivne AI. Ehk siis AI versioonid või süsteemid, mis loovad teksti inimesele sarnasel viisil. Me tegelikult ju kogu aeg oleme kasutanud AI erinevaid lahendusi tõlkimisel, näiteks Google Translate'eks. Me kasutame igasuguseid rakendusi, et jõuda ühest punktist teise, me ei kasuta enam kaarte. Meil on tegelikult kogu aeg see tehisintellekt meiega olnud kaasas. Millest me nüüd räägime, on see, et meil on tegelikult olemas sellised keskkonnad, rakendused, tehisintellekti järjest arenev maailm, mis on nagu püütud luua siis sarnaseks nii, et ta saab vestelda inimesega. Ja see teeb tast erilise keskkonna. Ehk siis need kõik keskkonnad, mis ma täna teile räägin ja kes juba kasutavad, te näete, ta loob inimtekstile sarnast teksti. Teda järjest arendatakse edasi nii, et oleks võimalik ka järjest rääkida empaatilisemalt, justkui tundub, et empaatilisemalt inimesest arusaadaval viisil. Ja see on kõik ju siis algoritmidel põhineb, eks ju, millest vist äkki hommikupool oli ka juttu. Ma ütlen, ma lihtsalt hea meelega oleks kuulnud, aga ma ei saanud. Et algoritmide põhjal arendatakse seda tehisintellekti maailma. Kui kujutada ette, mida see tähendab, ega me tegelikult täna seda ei tea, mis selle kõikide nende ChatGPT ja Cloudi ja Perplexity, mida ma täna teile näitan, mis selle kõhus selle arendamisega toimub, me tegelikult seda ei tea. Kuidas seda asju seal kokku pannakse, kuidas neid andmeid kasutatakse, aga me teame seda, et seal on tohutu andmemaht. Ehk siis te kujutate ette, näiteks praegu kolitakse Rahvusraamatukogu ühest kohast teiseks, tuuakse tagasi kõik need teavikud, mis olid kuskil hoius, täna 4 miljonit raamatut on toodud tagasi ja see on ainult meil Rahvusraamatukogu. Täna meile nendes keskkondades, mida ma teile näitan, näiteks siis need erinevad tekstirobotid, seal on sees järjest enam kõik materjal, mis on veebis inimestele kätte saadav.
Ehk siis kõik, mis on digitaliseeritud, on täna võimalik kasutada AI kaudu meile teadmistena. Ehk siis kujutage ette, kui suurepärane võimalus, kui suur teadmiste maht meil tegelikult on kättesaadav, see on nagu tohutu. Ehk siis hästi suur hulk teavet, hästi erinevates keeltes täna võimalik kätte saada. Ja see teeb selle materjali meile väga rikkalikuks. Ja inimestel on võib-olla veel erinevad nagu tunnetused, kas nad usaldavad või ei usalda. Mina igal juhul olen väga suur fänn nendele ja ma julgustan väga proovima. Proovige, katsetage ja te saate sealt kindlasti nakatuse. Aga tuleme siis rohkem nüüd õpetaja töö juurde. Natukene alguses ma räägin seda tausta, siis kohe hakkame ka katsetama, kellel on arvutid kaasas. Mis siis saab teha õpetaja, õppejõud oma töös seoses tehisintellektiga? Kõigepealt individualiseeritud õppe. Ehk siis tegelikult kogu see mõtteviis ju hakkab koolides ka muutuma. Ehk siis kas ühe lauaga kõigile või vastavalt õppija vajadustele. Ma ei tea, kuidas teil, aga minul on olnud küll viimasel aastatel õppejõuna nii, et mul on nii palju erivajadustega õppijaid. Ma ei mõtle nagu kuidagi nagu erivajadustega, vaid erivajadustega. See tähendab seda, et nad käivad koolis justkui eri aegadel, nad tahavad õppida eri viisidel, nad tegelikult ei valda hästi seda keelt, mida mina räägin, ehk siis mul on vaja eri lahendusi. Ma võiks muidugi olla õppejõud, kes ütleb, et vahet pole, õppi ära sinu asi, eks ju, et kõrgharidus on vabatahtlik, aga ma ei taha sellisel viisil ka õppejõud olla, nii et ma proovin leida neid lahendusi. Ehk siis meil on võimalik täna kohandada õpet vastavalt nii, nagu just see õppija õpib. Individualiseeritud õpe. Meil on võimalus koostada küsimustikke, refleksiooniharjutusi, mida pärast me saame analüüsida ja kokkuvõtteid teha AI-ga. Ehk siis väheneb ka see maht. No minu esimesed aastad õppejõuna olid ka see, kus ma lisaks veel sellele, et ma kogu aeg valmistasin loenguid ette, ma ainult ka lugesin tudengite töid. Ma olin alguses nagu väga innustunud, ma tahtsin mitu tööd kohe teha, et siis nad kõik saavad selle parima õpiväljundi. Lõpuks ma sain aru, et ma teen endale aga tööd juurde sellega kogu aeg. Nii, aga igasugused küsimustikud, harjutused, tagasiside kogumine, tagasiside andmine, refleksiooni kaudu tagasiside andmine. Minule meeldib anda tagasisidet nii, et õppija sellest ka saab midagi. Ja see võtab jälle aega. Tegelikult selline narratiivne tagasiside, mis annab õppijale hea tulemuse, see võtab aega. Täna ma saan kasutada selleks AI-d. Ma palun teha tudengitel refleksioonipäevikuid, aga selle analüüsi koostab mul AI selle vastuse. Loomulikult ma loen ka ise diagonaalis ju läbi need, aga selle teksti tagasisidena kirjutab AI. Ja jällegi, ma saan panna aega rohkem ju sellele, mis on väärtust loov tegevus selle asemel, et vormistada ja nii edasi. Kõik see nii-öelda tagasiside andmine, igasugune õppesisu kohandamine ja isikupärastatud materjalid. Me täna ju näeme, et minul on ka auditooriumis ju tihti need tudengid, kes on tegelikult juba teise kõrgharidusega, võib-olla varasemalt sotsiaaltööd õppinud või näiteks eripedagoogikat. Ja siis on need tudengid, kes on olnud kaubanduses tööl ja võib-olla olnud kasiinos tööl. Ehk siis neil tegelikult ei ole ka seda sõnavara ja teadmist. Ehk siis väga erineva tasemega õppijad. Ja minule meeldib õpetada ka nii, et ma ei lähe kunagi selle eelmise aasta materjalidega, vaid ma kohandan selle vastavalt sellele, mis ühiskonnas toimub. Kui midagi on juhtunud, ma tahan selle sisse tuua. Ehk siis tegelikult õppe kohandamine vastavalt sellele, mis hetkel on aktuaalne ja mis on isikupärane. Ja seda on võimalik kiiresti teha. Näiteks avastad mingi põneva artikli, mõtled nii, räägiks tudengitele sellest ka, aga jälle sa pead leidma aega, et slaide teha, seda saab palju kiiremini. Eks täna näitan ka slaidi koostamise programme, kuidas seda saab teha tõhusalt. Ehk siis ja kogu see õppija enesejuhtimise motivatsiooni toetamine, täna on väga suur küsimus ka see, kuidas me saaks õppijad kaasata sellesse protsessi. Sest me ei saa ju enam arvata, sest ma arvan, see ei olegi ju üldse kellelgi mõttes olnud, et õppija ei kasutavad. Ma ütleks 8, mina pole viimast uuringut teinud, ma ei tea, siin on üks õppija, eks ju kindlasti kaamerad, aga kasutate ju 80%, 90%, et kas teil on üldse keegi klassis, kes enam ei kasuta? Ma ei usu. Küsimus on, kuidas me liidame nüüd õppija sellesse protsessi, meie õppeprotsessi, et see oleks juhitud AI kasutamine. Hästi keerulised küsimused.
ja kogu see õpetaja enda tööriist ja koostööpartner ehk siis tegelikult ka iseendale kui mentor. Võib-olla on teil ka olnud tudengeid, kes vaidlustavad peaaegu kõik, mida te soovite õpetada, kuidas te olete hinnanud, te peate andma tagasisidet, te peate kirjutama e-kirju, tahate saada mentorit endale, siis tegelikult on ju teil kogu aeg taskumentor olemas. Eks päris palju erinevaid kasutamise viise. Neid siis natuke uurimegi. Ja millest me räägime, millistest tööriistadest me siin räägime? Kõige sagedasemad on tekstirobotid, me vaatamegi 3, ChatGPT kõige rohkem kasutusel olev hetkel, kõige rohkem ka arendusse pandud rahalisi vahendeid, Cloudi ja Perplexityt. Ja jällegi, erinevad inimesed võivad kasutada erinevat, on Copilot, eks ju, Microsofti põhine. Mina olen jäänud nende juurde ja neid ma hea meelega siis tutvustaks teile. Siis me vaatame seda, et kuidas saaks teha kiiresti kokkuvõtteid, YouTube'i kokkuvõtteid, nii, et näiteks meil on siis 3-tunnised videod inglise keeles, tahame sealt teha slaidimaterjale, anda kellegile mõtteid, mida sealt veel võiks kuulata, teha enda jaoks loengumaterjale, et kuidas seda teha. Ideaalne vahend, mina kasutan hästi palju. Ja siis vaatame ka, kui jõuame, see 1,5 tundi ei ole nii pikk, ma loodan, et me jõuame, vaatame ka seda, kuidas siis ka saab tekste luua ja kirjutada. Kas see on midagi see, mis me võiksime teha? Kas on juba mõni küsimus või tekkinud või midagi, mida tahaksite kindlasti välja tuua? Mis mõttega te ise siia tulite ja kindlasti tahate saada nii, et see on olemas ja siit ma ära ei lähe, kui seda ma ei ole kuulnud? Võite julgelt öelda välja? Või millest oled igatsenud? Õhtul mõtled, okei, tuli AI koolitusi, inspiratsioonipäev tuleb, mida ma tahaks teada? No just see, kuidas ta ajamahukad narratiivsed tagasisidet, mida mulle ka meeldib ju, saame tudengiga kokku ja siis vaatad 3 nädalat järjest seal kevadel, kui saad kokku. Et on see loobumine nii raske nendest kontakttundidest, eks ole, ja samas ise siis oled seal läbi tulemused. Just. See on väga seda ajamahukad. Just. Ja tegelikult, ma ei tea, eks eetiline kasutamine niikuinii on teemaks ja see on see vaidluse koht. Kas põleda läbi, töötada öösiti või kasutada tehisintellekti, sest näiteks kui ma juhendan ka töid, mul reaalselt päriselt ei ole aega, et lugeda seda ühte tööd 4 korda veel süveneda sisse. Ma tegelikult kasutan siin AI, et aitaks mul nagu update'ida seda infot. Sest muidu sa loed ju iga kord jälle uuesti, jälle 2 tundi, jälle 2 tundi, jälle 2 tundi, eks. Aga lähme teele. Nii, aga alustame siis kõikidest nendest generatiivse AI üks põhioskus on, kuidas seda kasutada. Ehk siis väga palju ma koolitustel kohtan seda, kuidas öeldakse, no ma alustasin, ma tegelikult ei saa sealt seda. Ta valetab, ta tegelikult ei ole täpne. Ma teen rohkem endale tööd juurde nende kasutamisega ja ta ei anna mulle seda sisendit. Siis kasutamise kvaliteet sõltub sellest, mida sa küsid. Võib-olla juba olete kuulnud, see põhimärksõna on siin sees prügi sisse, prügi välja. On see slogan. Kui sa küsid kehvasti, kui sa annad kehva materjali, sa saad kehva tagasi. Ja vaatamegi ChatGPT järgi, aga juba ütlen seda ka taustaks, et see kasutamise võti on sarnane. Ükskõik millist generatiivset AI-t te kasutate. Me vaatame lihtsalt ühe pealt. Ja ChatGPT üks kõige rohkem praegu siis võib-olla levinum, Copilot ka muidugi, vestlusrobot töötab keelemudelite baasil, väga silmapaistva arendusega, OpenAI on arendanud ja kaasaaravad vestlused. Täna juba tõesti aasta jooksul, kui mina olen nagu aktiivsemalt kasutanud, siis on näha väga selgelt, isegi 1,5 aasta jooksul, on väga selgelt näha ka see muutus, et ta tõesti räägib päriselt teiega ju nagu inimene. Tundub empaatiline. Alguses küsid midagi, siis ta ütleb, et see on sul väga hea küsimus. Ja pärast ütleb sulle, et oi, ma saan aru, see on tõesti suur mure sul. Ja issand, tõesti on ükskord keegi, kes hakkab sind mõistma ja kuulama. Aga ärge kunagi unustage, see on robot. See on arendatud niimoodi vastama.
et tegelikult hakkab tekkima tunne, et tal oleks nagu teadvus, tal ei ole. Täna arutatakse selle üle, kas tal on teadus, ei ole. Et see on ikkagi mudelite pealt. Aga mis siis? Ikkagi on tore temaga vestelda. Me saame täna kasutada ju nii teksti sisse panna, me saame täna kasutada häält, me saame kasutada dokumente, pilte ja kõike muud. Ja mida siis saab teha? Lahendada probleeme, luua teksti, vestelda, luua fotosid. Eks ta natukene on veel stereotüüpne. Kui me palusime Tervise Arengu Instituudis, et palun loo teadlane, siis ta arvatke, millise teadlase ta lõi? Mehe. Et eks nad natukene on veel sellised, sa pead nagu vaidlema, siis ma ütlesin, palun tee mulle ikka naisteadlane ka. Ega seda ei tahtnud ta tulla küll, et ta ikkagi tahtis väga jääda sellise nagu ülikonnas mehe juurde. Nii, aga vaatame edasi. Ma siin isegi ei jää. Mis mustreid? Et miks on nagu hea kasutada seda just nagu andmete analüüsimisel ja ka tudengite tööde analüüsimisel, tudengite reflektsioonipäevikute analüüsimismisel ja mis annab võimaluse teha sellist individualiseeritud õpet. Ta suudab paremini tabada inimkeeles ja inimkäitumises mustreid, kui inimene iial seda suudab analüüsida. Ja öeldakse täna, et näiteks kui inimesed peavad iseenda päevikut, ise kirjutatama mõtteid üles, laske ka seda analüüsida, ta suudab sealt tuua välja mustreid paremini, kui näiteks võib-olla peaksite tunde istuma terapeudi tooli peal, et saada aru seda tagasisidet. Et see nagu selle mõttemustrite, käitumise mustrite analüüs on tal väga hea võimekusega. Aga alustame siis. Kõige olulisem, millest te kindlasti olete kuulnud, palju räägitakse promptidest ja töökäskudest. Et kuidas luua head töökäsku. Prompt inglise keeles, eesti keeles on öeldud ka viibe, aga prompti mina olen jäänud selle sõna juurde. Ja prompt on siis põhimõtteliselt, kui te kujutate ette jällegi, tasub mõelda sellisel viisil, et kui teil on justkui esimest korda te olete õppejõuna, teil on võimalik, teil on assistent. Te saate anda osad ülesanded talle ära. Siis see käsk või see prompt on tegelikult ju sama, kui sa annaksid teisele inimesele ülesande. Kui sa annad kellelegi ülesande, mida teha, siis sa tegelikult ju seletad, annad talle teadmist, mida ta peab tegema, mida sa ootad ja kuidas ta võiks seda teha. Siis see töökäsk on sarnane. Sa nagu annad ülesande ja kirjeldad seda ülesannet. Kui me läheme ju kellegi kolleegi juurde, ütleme, tee mulle slaidi materjal. Millest? Kui pikk? Miks? Mis teemal? Eks see töökäsk on sarnase olemusega. Ja sellest sõltub, millise kvaliteedi sa saad. Ja hästi olulised põhimõtted. Kohe hakkame praktiseerima ka, aga hästi olulised põhimõtted. Ole alati konkreetne ja selge, ehk sa tegelikult pead olema enne ise läbi mõelnud, mida sa tahad. Kui sa tahad kvaliteeti. Alati võib alustada ka loominguliselt täiesti ühe küsimusega. See tase võibki olla erinev. Kui me tahame ideid genereerida, siis me alustamegi nii. Olen kinni jooksnud, mul on see loeng, ma ei oska kuidagi alustada, ma tahan hommikul kuidagi soojendada, anna mulle ideid. Võib täiesti nii ka ja see on ka täiesti kohane, nii saab ka väga head sisu. Me räägime praegu siin selles lühikeses ajas rohkem sellest, kuidas me saaks seda kvaliteetset sisu. Ehk siis pühendame aega rohkem sinna. Ole alati konkreetne ja selge. Määra kontekst, struktureeri oma küsimus, määra toon, ole detailne ja ütle, mida sa tahad. Ma need materjalid annan, saate siit näpuga järge ajada, aga mis on võib-olla see oluline, mida endale meelde jätta, on lihtsalt kreeraamistik. Tausta info, millisest rollist ja mida ootad. Tausta info, millisest rollist peaks ChatGPT töötama ja mida sa talt ootad. Aga hakkame proovima. Teeme näiteks lahti ChatGPT lehe, kui need, kellel on siis arvutid ees. Nii. Ma küsin vaadata roll, kuidas seda nüüd lahti.
Ma tulen selle juurde, ma iga teema juures olen veel natuke täpsem, et praegu lihtsalt kontekst, roll ja ootus. Aga võtke lahti ChatGPT põhileht, mul on siin natukene seda teksti rohkem, neid prompti asju. Teil tuleb selline pealeht. Võtan sellise puhtama. Selline. ChatGPT, tulen kohe aitan, kui keegi jääb hätta. Minul on tasuline versioon, aga tasuta versioon töötab ka väga hästi. Tasuta versioon on ka olemas ja saab täiesti kenasti kasutada põhiülesanneteks. Ma natuke siis ütlen ka, kust need piirangud hakkavad tulema. Aga võtke siis see pealeht lahti. Ja alguses, kes alles kasutajat endale teeb, andke märku, kas kellelgi on nii, et ma tulen aitan kasutajaga teha. Ehk siis on praegu kõigil see leht lahti. Ja kontekst või see taustainfo kirjutamine tähendabki seda, et sa alustad sellest, mis on see tausteks, aga ma natuke räägin veel sellest kogu lehest siis juurde. Kogu need tekstirobotid töötavad siis sellisel viisil, et me saame alustada küsimustega. Ja see töökäsk ja prompt käibki sellesse tekstiaknasse. Kui vaja, saame lisada juurde siia dokumente, me saame vahetada mudelit, kui me tahaksime seda teha. Täna on juba ka sellised nagu sügavamad uuringut võimaldavad mudelid olemas. Need on kahjuks praegu väga kallid, $200 kuus. Mõne korra kuus ta avab näiteks, kui on tasuline versioon, seda sügava researchi võimalust ja tõesti, ma olen seda kasutanud, see on nagu lihtsalt väga hea. Koos viidetega, hästi põhjalik tekst, väga-väga hea oleks, kui see oleks nagu odavam, aga see on praegu lihtsalt nii kallis. Et ärme sellest räägi. Aga siia käib see põhitekst siis, et kogu see ekraan ongi siis sellisel viisil, et saab alustada uut vestlust, saab luua projekte, saab vaadata kasutaja alt erinevaid seadeid, aga see on siis see põhiline. Saab teha kohe häälkäsklusi ja avada siit ka juurde siis internetiotsinguid või siis ka luua pilte. Kui ma kasutan tavaliselt töökäsuga, mis see vahe on, siis mina seda veebirakendust sisse ei lülita ja see vahe tuleneb siis sellest, et kas see keskkond töötab talle sisse antud materjalide pealt, millega teda on arendatud või ta otsib veebist juurde. Mina olen pannud tähele, et kui panna see veebirakendus sisse, et siis need vastused on natuke üldisemad ja sellised nagu kehvema kvaliteediga. Kui ei ole teil vaja seda veebikeskkonda, siis võite katsetada ka, kas te tahate panna sisse või ei taha. Ehk siis see töökäsk ja prompt luuaksegi siia. Võite juba katsetada ja proovida, kes esimest korda või sellised katsetamise järgus veel on, et hea võimalus siis proovida. Nii, aga võtan tagasi selle töökäsu näited siis. Ehk siis kogu see töökäsk käib nii, et taustainfo, roll, ootus. Et mis see taustainfo on? No näiteks ma panin siia slaididele teile ka palju erinevaid näiteid. Et see taustainfo näiteks siis juhendan bakalaureuse tööd teemal traumateadlik lähenemine koolikeskkonnas, mis on töö eesmärk ja ehk siis annad konteksti. Tegemist on bakalaureuse tööga, teema on antud, töö eesmärk on antud. Mis on hästi oluline meeles pidada, et nende märksõnade kaudu, mida te annate selles töökäsus, alustab tema tööd. Nende kaudu hakkab ta nendest algoritmide kaudu infot otsima. Võib ette kujutada nii, et kui te tegelikult lähete nagu ju raamatukogusse, eks, või otsite märksõnade kaudu raamatukogus ja samamoodi on riiulitel tähed, märksõnad, sõnad ja selle järgi on sorteeritud. Ehk siis need sõnad, mida te annate, selle kaudu hakkab ta selekteerima. Hakkab algoritm tööle. Bakalaureuse töö, juhendamine, traumateadlik lähenemine koolikeskkonnas, töö eesmärk, kuidas haridustöötajad saavad teada. Ehk siis need märksõnad tuleb teil läbi mõelda, mida te tahate. Ja see on see kontekst. Võite ka siia öelda juurde, olen juhendaja. Olen bakalaureuse töö juhendaja. Kui te annate veel juurde, olen Tallinna Tehnika kõrgkoolis, siis ta juba saab veel rohkem infot. Tundub loogiline. Ehk siis võite katsetada seal töökäsus, anda natuke taustainfot endale praegu sobival või meelepärasel teemal.
see võib olla nii, et praegu me toome selliseid tööalaseid näiteid, aga mul on näiteks kodus ka kaksikud lapselapsed ja nad loevad juba Harry Potterit ja vaatavad Harry Potteri filme. Ja ma ei ole neid lugenud, ma ei ole vaadanud, tulevad meile, tahaks rääkida, annan konteksti. Mul on 5-aastased lapsed, poisid, kes vaatavad 7. osa Harry Potterit, ehk siis annan konteksti, seleta mulle see raamat lahti. Ehk siis jälle kontekst. Võite katsetada, pange mingil teemal endale sobivalt see kontekst sinna juba kirja. Nii, siis on see roll. Ehk siis kontekst meil on antud, nüüd tuleks kirjutada, mis rollist te räägite. Näiteks tööta nagu uurimistöö juhendaja, kelle eesmärk on suunata õppijat. Ehk siis näiteks seesama võimalus, et ma tegelikult ei taha tema eest ära teha, ma tahaks tegelikult suunata ja inspireerida. Ehk siis annad nagu rolli ka ette talle. Kontekst ja roll. Hästi tihti, peaaegu kõiki töökäske mina alustan sellisel viisil. Tööta nagu, ma ei tea, arendusjuht. Ehk ma alustan ja hästi selgelt kirjutan talle ette rolli, kellena ta peab töötama. Ja ootus, mida sa tahad, et ta teeb. Aita koostada materjal. Oluline on kasutada neid tegusõnu või tekst, ütleme, suunavaid sõnu. Aita, analüüsi, võrdle, selgita, täpsusta, tõlgi. Ehk siis aita koostada materjal, mis oleks akadeemiliselt sisukas, mõistetav, struktureeritud teemade kaupa ja nii edasi. Ära kasuta pikki keerulisi lauseid, kui kasutad keerulisi mõisteid, seleta need ka lahti. Ehk siis ootus väga selgelt kirja. Ja see on see KRE-raamistik. Meil on kontekst, roll ja ootus. Ja näete, kui palju see läheb juba erinevaks sellest, et me lihtsalt ütleme, tee mulle loengumaterjal. Kuidas see tundub? Küsige. Kas see on midagi, mis juba kordab või on teile annab mingid mõtteid? Tooge välja juurde kohe, kui tahate midagi lisaks. Ma tahaks küsida seda, et kas sa pannakse nagu kõik sinna korraga sisse või sa annad need etapiti? Soovitan anda etapiti. Ütleme, ma nii pikka ootust korraga tasub katsetada. Ja roll ja see läheb korraga. Kontekst, roll ja ootus. Ja siis tasub vaadata, kas see, mis ta praegu annab, on piisav. Ja või tasub minna sügavamaks. Ta töötab pigem nagu etapi kaupa, aga see tervikree tuleb ette anda, sest muidu ta hakkab, eks ju, seal liiga üldist tegema. Kuidas tal kõige efektiivsem on seda öelda, et olen nüüd korraks vait, et ma kirjutan sulle järjest asju juurde. Saab pausi. Ma proovin, et ta ikkagi vahepeal hakkab ikkagi vastama, kuigi ta ootab nüüd seda sõna, et ma ütlen, et hakka nüüd vastama, siis ta ikkagi vahepeal vastab. Pausile, kui ma näen juba, et läheb valesse suunda, seal on see pausinupp, et lihtsalt peatada. Ja vahest tasub öelda, mina ütlen küll, et ei, see nüüd praegu läheb küll valesse suunda või tegelikult ta ikkagi võib nagu valida vale suuna ja ma olen pannud tähele, et seal ei ole mingit loogikat, võib-olla see on see, kuidas see arendus ise on, kuidas eri maailma paigus nagu kasutatakse aktiivsusest, et seal võib olla nagu erinevat tausta, mida ei oska nagu kommenteerida, aga ka esimeses töökäsus tuleks läbi mõelda need 3 tasandit ja siis minna sügavamaks. Näiteks, et kui üks teema teile tundub huvitav, mis ta välja tõi, te valite ühe teemalt ja lähete sealt nagu edasi. Küsige veel kohe, kui on. Ja. Vahest tahaks, et ta ainult kontrolliks teksti ja ta ikka hakkab ju fantaseerima. Ikka mingi võlusõna, et öelda ainult muu sisu, ma ütlen talle ära muuda sisu, aga mulle tundub, et see ei toimi. No ma isegi taha liikseid nagu kaunistusi, et isegi võlu saab jääma samaks. On mingi võluvärk, et öelda ainult minu teksti ka. Jälle samamoodi, väga selgelt ootus paika. Et mida tahad täpselt, et üle vaatab ja mida ta ei tohi teha.
et samamoodi, mida ootad ja mida ei tohi teha. Ja siis lihtsalt vaadata, kui üldiseks jääb ikkagi läheb oma teed, siis tuleks tuua tagasi ja korrata. No siin on üks siis pikem näidis. Olen õppejõud ja annan tagasisidet bakalaureuse taseme refleksioonitööle. Reflektsioon on teemal sotsiaalne tõrjutus noorte seas. Aita mul hinnata järgmisi aspekte. Kas tekstis on loogiline arusaadav ülesehitus? Kas väited on põhjendatud? Millised on peamised tegevused? Ole konstruktiivne, akadeemiliselt toetav ja lühike. Ära anna lõpphinnangut, vaid paku arengusoovitusi. Eks ju väga selgelt nagu see 3 tasandit on olemas. Mina olen pannud tähele paar nippi ja kohe ütlen. Jah, küsi ära. Hästi palju küsimus. Ei ole. Ma ei oska, nagu ka siin on, eks ole, siis te söödate talle sisse selle bakalaureuse töö. Ma ei leia seda attach file või kuidas, kus see võiks olema? Selle plussiga. Siin all on see plussmärk lisafaile. Lisafotosid ja faile. Okei. Ja selle lisa, ma isi kunagi teadsin seda, aga vahepeal läks kaduma. Ja, et siin on see lisafaile. Vahepeal on klamber ja nüüd on pluss. Ja siit saad lisada faile. Lisad faili ja siis saad küsida juurde. Ja. Sellega seoses, et kui ChatGPT-sse kellegi bakalaureuse töö sisse söödetakse, siis läheb see ju tegelikult sinna sellesse keskkonda treenimiseks, kuidas me sellise turvalisuse või... Bakalaureuse tööd on niikuinii avalikud. Kui on teil mõni töö, mis on kaitstud kuidagi AK-ga, selles mõttes, et ta on mingi asutuse põhine ja ongi öeldud, et see ei lähe avalikku kaitsmisse, see ei lähe avalikku materjali, siis ei tohi panna. Aga kui see on niikuinii, meil on ju Estris kõik tööd niikuinii avalikud, et seal ei ole mingit sellist privaatsuse kaitset. Aga kui ma teen näiteks, ütleme, kuna on veel avaldamata mingi teadusartikkel, eks ole, ja ma tahan selle põhjal, proovisin, eks ole, et ma eestikeelne artikkel ja ma proovisin, et kas ja kuidas ta suudab sellest teha inglisekeelse kokkulepet võtta, eks ole. Ja kui ma nüüd oma selle teadusartikli sinna sisse söödan, eks, ta ütleme, et ei ole veel avaldatud, see avaldamisprotsess võib olla väga pikk, et kas sinna siis lähevad nad... Nad ei lähe, vaata terve failina. Ega me täna jälle ei tea, mis seal kõhus toimub. Et ma annaks võib-olla ikkagi teatud reservatsiooniga ja mingid osasid võib-olla sellest ainult, et see on see teadmata info. Me teame täna ju, et me ei saa sealt tervikfaili ise ka kätte kunagi, eks. Me ei saa kellegi teadusartiklit, me saame sünteesi nagu mingitest asjadest, eks. Et aga see on see koht, eks ju, kus on veel suured küsimärgid. Jah. Ütleks, et seal on see võimalus, et vinge videokaart endale osta ja siis lokaalselt jooksutada midagi, kui sa ei taha, et see interneti jõuaks. Ma võtan olemas. Ja. Mida ma olen veel pannud tähele, jällegi nipp, on see, et tööta nagu arendusjuht, ma annan alati alguses selle rolli, et millest ma tahan ja kuidas ta võiks töötada, siis ma olen näinud, et töötavad või ütleme seda on soovitatud ka kirjanduses ja tõesti töötab, on see, et tööta samm-sammult, siis ta annab nagu põhjalikuma etapilise vastuse. Tööta samm-sammult, ehk siis ta ei kiirusta, eks, ja teiseks saate juurde kirjutada, ära lõpeta liiga vara. Need on nagu sellised nagu näpunäited või hintid, eks ju, et kuidas panna teda nagu sügavamalt ja paremini tööle. Et siis ta ka töötab põhjalikumalt. Eks ta ju ka vahest tasub talle öelda, et ei, kuule, sa oled laisk. Aga küsige kohe, kui tahate. Küsimus, kuidas joonistega on? Kas ta jooniseid suudab juba, ma olen katsetanud, et kuidas nagu selle areng on? Praegu on kehv. Vahepeal on olnud nagu parem. Ma olen näiteks palunud teha mingeid visuaale ja hetkel, vähemalt nädal tagasi tegelikult ta teeb, keelevead on sees, osad tähed on vahel ja ma ei saa ka aru, milles see on. Näiteks ChatGPT-l on küll praegu nii, et ja kuigi mul on ka tasuline versioon, eks,
ja ma praegu ma ei ole seda testi praegu teinud, et kas kuskil nagu mingis süsteemis oleks see parem. Vahepeal tegi väga häid ka töödokumente Wordis, nagu väga hästi kujundatud, keeleliselt korrektsed ja see ka kuidagi nagu läks maha. Ja ma arvan, et siin taustal, mida ma kirjanduse põhjal saan öelda, on see, et tegelikult kogu see ökoloogiline jalajälg on see, mis tegelikult võtab seda mahtu, mida rohkem ta sinna dokumente, pilte, faile loob, seda rohkem ta koormab tegelikult loodust ja seal pannakse seda piirangut. Et aga ei säilita neid faile, et natuke aega hoiab, kaovad ära sealt. Tegelikult on niimoodi, et kui sa nagu alustad dokumendi pealt tema vestlust, siis ta sisuliselt peale mingi 20 minutit ta ütleb, et anna mulle see dokument uuesti. Et ta tegelikult üsna ruttu kustutab ära. Et sa nagu alustad, aga tegelikult kogu aeg otsast peale. Ma proovisin näiteks, et ma käsitsi kirjutatud 5 tudengi tööd laadisin talle üles ja ütlesin talle, et kontrolli, kas esinevad näiteks need sõnad ja tee riigid ümber, siis ta tegelikult niimoodi juurde küsides suhteliselt ruttu tekib olukord, kus ta ei mäleta enam neid faile ja tegelikult ei ole võimalik täna faili peal töötada ka mitte tasuliselt. Huvitav, seda kogemust mul ei ole. Mul on pigem nendes pikkades töövoogudest dokumendid alles olnud. Võib-olla oligi see lihtsalt, et neid oli, ma ei tea, kas nad ei saanud väga suure mahud esimest olla, ta jah nagu uust väga. See tegelikult tuleneb sellest, et ChatGPT-l on see konteksti aken, kus on mingisugune 128 000 tokenit ja kui see vestlus läheb väga pikaks või mis iganes, siis ta mingi osa algusest nagu seda jätab välja. Viimase konteksti, mis on ette antud. Cloudil on hästi. Kui tahta seda kasutada, siis ChatGPT-s on see projekti tegemise võimalus või GPT, et sinna alla failid ja siis on alati need kohe olemas. Või siis teine variant, kui kuskil hakkab nagu vigast panema, siis tee uus vestlus, viska see viimane tulemus sisse ja siis hakkab uuesti pihta, et siis ta alustab nullist. Näiteks projektid, siin ongi kõrval siis projektide kaustad, et kui teil on nagu mingil teemal pikemad vestlused näiteks või teil on üks teema, millest te pidevalt räägite, siis saab luua siia kõrvale projektid. Näiteks minul on AI tööriistad, mul on tehtud protsesside kaardistamise teemal, ma hästi palju küsin, siis tegelikult teedki nihutad need vestlused kõik ühte kohta ja pärast saad juba küsida nagu selle nagu terviku käest, et siis näiteks mul ongi see protsesside kaardistamise kaust ja siis ma juba räägin temaga läbi selle keskkonna või ainult selle projekti põhiselt. Et siis ka jällegi nagu hoiab ta need vestlused koos, sest kui te juba hakkate palju kasutama, siis te näete, et tegelikult teil on neid palju vestlusi ja süstematiseerimine aitab hoida neid nagu ühes kohas koos. Ta on nagu sarnane. Kas need projektid siis on võimust nagu kontekstid iseenesest? Just, jah, ta on juba tegelikult kontekst, et siis ta juba analüüsib nagu, mis on ka juurde tulnud selle aja jooksul, ma nüüd täpselt ajaraami ei oska teile öelda, nüüd ta ikkagi töötab juba terve teie nagu selle profiiliga. Et varem oli nagu ta ei mäletanud, eks, aga nüüd ta tegelikult teab juba, et ta vestleb nagu tervikult teiega. Et mõnes mõttes on see nagu kehva, sest ta juba ju on teist teatud profiili endale kujundanud, aga teisest küljest jällegi hea, et sa ei pea kogu aeg nagu üle rääkima. Aga ma soovitan seda personaalsete assistendide töötoast ja saate just nagu teada seda, kuidas seda assistenti endale luua. Kas siis võib olla näide, et ütleme, et ma olen õppejõud ja siis ma teen omagi selle ühe mingisuguse aine põhise kausta ja siis ma kogu aeg, kui ma tahan materjale või mingid asjad teha, et ma töötan seal, siis ma iga kord ei ütle talle, et ma nüüd olen see. Seal ei pea ütlema, aga sa võid küsida erinevast rollist. Vaata, kui sa tahad arendusjuhi rollist, näiteks mina, eks ju, kui ma tahan projektijuhi rollist, vahest ma ei anna rolli ette, sellega jälle tasub katsetada. Ma mõtlen, sa tahad olla selles ühes rollis, et selles kaustas oled sa alati õppejõud. Tasub katsetada, ta võib-olla ei mäleta. Et ma täpsuse mõttes, ma isegi tegelikult vist ei ole katsetanud, ma panen alati selle ette, et mul oleks nagu lihtsam, sest ma küsin vaata erinevatel teemadel, aga proovige siis seda töökäsku ka vaadata. Vaatan vahepeal kella ja katsetada. Ehk siis jällegi kreemudel, kontekst, roll ja expectation, eks ootus. Vaatame erineva tasemega tööjuhiseid ka, et jällegi ei tasu sattuda nagu kimbatusse, et võib alustada väga lihtsalt. No need 3 asja tasub meeles pidada, saate kohe nagu kvaliteeti, aga ei pea minema kohe selliseks nagu
öeldakse ju prompt engineering, eks ju, päris ju eraldi juba tööharu, et nagu lood selliseid pikki nagu töökäske, saab alustada üldisemalt. Näiteks, et kirjutan artiklit, mis kirjeldab rände julgeoleku seoseid Eestis, paku artiklile 3 erinevat pealkirja ideed, mis võiksid artikli teemaga haakuda. Kirjuta sissejuhatav lõik, mis tutvustab lugejale teemat. Ehk siis me ei anna talle väga palju infot, eks ju, siin on tegelikult juba on olemas infot, aga mitte nüüd ülemäära. Ja ta hakkab nende märksõnade kaudu otsima siis oma andmetest. Mitte veebist, kui tahate, panete veebi sisse, aga ta töötab siis nende kogu maailma andmete pealt, mis on tal sees olemas. Fookus on olemas, alustustekst on olemas, aga puudub veel teoreetiline sügavus ja allikate nõue. Ja see on nagu selline hea tööjuhis, millega saab täitsa juba alustada, väga sellist sisulist enda mõttetööd hullult pole vaja ju teha. Aga kui me läheme edasi, siis ja jällegi küsimus on, mida sa tahad ja lähedki samm-sammult, eks. Ehk siis nüüd on juba natuke täpsem tööjuhis sama asja kohta. Kirjutan analüütilist artiklit, ränne ja julgeolek Eestis, artikli eesmärk, toon juba sisse teemad, toon veel täpsemalt natuke teemasid, tahan, et ta teeks mulle kaasa haarava ja sisulise sissejuhatuse, ütlen tähemärgid, ehk siis ma juba lisan akadeemilise suunitluse, allika kasutuse ja kriitilise lähenemise. Ehk ma lähen täpsemaks. Et kui tihti öeldakse, et nüüd tuleb tehisintellekt, eks ju, me ise enam mõtlema ei pea, tegelikult näete, eks ju, kui palju peab alguses, kui me tahame saada kvaliteetset sisu, seda läbi mõelda. Ja siis tasub katsetada. Jah, küsime juba, et peab olema vähemalt 2 usaldusväärset allikat ja argumenteeritud seisukohad. Ja veel minnes täpsemalt saame rääkida ka ideaalsest tööjuhisest. Ehk siis, kus me väga selgelt juba mõtleme sellele kontekst, roll, teistes oli ka, aga ootus. Ehk siis läheme veel täpsemaks. See on ideaalne tööjuhis, suunab juba sügavuti mõtlema, looma teadlikku struktuuri, kasutama tuge, säilitades isikliku vastutuse ja loovuse. Ehk siis tegelikult veel põhjalikum. Ehk siis sellest nagu tööjuhisest. Mida tasub teha, on see, et kui teil on mingit tööjuhist vaja, näiteks protsessikaardistuses, mina ei ole protsessikaardistust oma elus õppinud, ma olen ise seda õppinud, praegu asutuses seda juhin, siis tegelikult saab neid töökäske otsida ka veebist. Ja tegelikult lasta tal ka ise luua. Muidugi sellist päris, kus te ju artikli sisu tahate nii täpselt kuidagi nagu teada, seda ta ei suuda võib-olla luua, aga sellised nagu üldised töökäske saab otsida ka inglisekeelselt nagu veebis, neid on päris palju välja töötatud, lihtsalt siis tuleb nagu ümber tõlkida. Aga küsige või kommenteerige. Ega see on ju keeruline, ega see on ju iseendalgi, kui tead, et täna tuleb päevas 10 000 teadusartiklit, kuidas sa sealt valid selle relevantse. Et siin tegelikult siis sulgudesse paneks lihtsalt juurde, näiteks viimase 3 aasta kohta, ajaraami ma paneks juurde, saab panna eelretsenseeritud ja kui vaja, saab tegelikult panna ka ju seda, et on näiteks kõrgema impact faktoriga. Ehk siis tegelikult piirad teatud kriteeriumitega nagu ise. Ja just, eks ta nii on, et see on hästi treenimine, et tal tõesti ei ole nii, et kohe tuleb ideaalne. Aga mul on pandud materjalides, ma arvan, et see aeg täna meil nii pikk ei ole, et me saaks vaadata ka seda artiklite otsimise keskkonda, aga slaidide peal mul on elicit.ai, mis ongi tegelikult, otsibki teadusartikleid. Elicit. Ja, eks, ja siis Thesis AI on see keskkond, eks ju, mis loob ka teadusteksti. Aga et mis siis ma tahan, et te siit kaasa võtate, kindlasti ongi selle nagu mudeli teema ja pluss see nagu promptide taseme, et kuidas seda kvaliteeti seal ise nagu saab luua. No siis on veel, eks, loengu planeerimise võimalused ju.
Ehk siis, kui me räägime, meil on võimalus õppetöös kasutada teksti loomisel, iseenda artikleid luua, anda õpilaste tööd analüüsida, aga ka valmistada ju loenguid ette. Ja see on ju ideaalne jällegi, et kui oled kaua olnud õppejõud ja saavad ju ideed otsa minu küll, et ja siis nii hea vahest hommikul mõtled, issa, ma pole midagi jõudnud nagu värsket mõelda. Küsid, et valmistan ette loengut, anna mulle kiirelt midagi innovatiivset, mis praegu just võiks olla aktuaalne teema Eestis. Millega alustada? Aga lihtne struktuur, 3 põhipunkti ja nii edasi, et anname sellise loengu planeerimise käsu talle siis. Ja jälle lähed natuke põhjalikumaks, annad infot juurde. Valmistan ette loengud kriisijuhtimise koostöö teemadel, annad ette teemad, ütled loengu eesmärgi, struktuuri, et oleks sissejuhatus, mis sõnum ja võiks olla näiteid päris elust. Ehk siis annad juba natuke ette rohkem infot. Ja kui tahad olla veel põhjalikum, siis jällegi veel põhjalikum töökäsk loengu ettevalmistamiseks. Ütled konteksti, kes on sihtrühm kindlasti, eks ju, päästeteenistused, omavalitsuse töötajad, mis on need teemad, tegelikult annad ka need kriisi näited näiteks ette, kes sa rollist oled ja millisel viisil peaks see loeng olema siis üles ehitatud. Ja jällegi 3 eri tasemega töökäsku. Ükskõik nüüd, mis keskkonda te kasutate, vist juba kordan ennast, aga see töökäsk on siis see kvaliteedi alus. Mul tekkis kohe siit üks küsimus, et kui nüüd igaüks meist selle prompti talle annab, kas me saame kõik ühesugused vastused? Erinevad, jah. Tegelikult erinevad ja kui ise ka küsid mitu korda sama, saad erineva. Et vaatame korra neid näiteid ka, eks, mis ma siin siis veel, kui te olete nüüd saanud no seesama ränne ja julgeolek, andsin talle selle prompti ette, millest me siis vaatasime, et see artikkel, too võtmeteemad ja nii edasi, et mida ta siis meile lõi siia. Annab ette artikli struktuuri, saame hakata analüüsima, vaatama, kas see me tegelikult sobib selline viis, mis ta siin on teinud. Praegu siin analüüsima ei hakka, toob sissejuhatava lõigu, pakub materjale, allikaid, saame neid hakata kontrollima, pakub lõpuosa ja nii edasi. Aga mis ma tahan nüüd näidata on see, et kui sa nüüd ei ole sellega rahul, siis siin all on võimalus näiteks seesama nupud, see ringikesega nupp, näitab seda, et tegelikult sa saad paluda tal uuesti genereerida selle sama prompti pealt. Ehk siis vajutame siia, näiteks proovi uuesti, saame veebi sisse lülitada, kui see meile ei meeldi, siin on need moodulid, aga proovi uuesti. Ja näitan veel neid teisi mudeleid ka või mooduleid, et aeg-ajalt siis tasulisel versioonil ta avab ka selle 4.5, mis on juba siis selline natuke advanced mudel, kuidas saab ka, ta läheb natuke põhjalikumaks, see tekst on tõesti parem, aga seda on ka piiratud, nagu mahuga saab kasutada, et vist äkki 10 käsku või kuidagi niimoodi ta nagu lubab seda vahest tasulisel versioonil kasutada, need on ikka need kallimad versioonid, mida ma ka ei ole endale püsivalt ostnud. Et kui me näiteks selle paneme sisse, isegi kui me ei pane, proovime uuesti, siis ta tegelikult genereerib sama selle töökäsu pealt uuesti. Jah. Kas ma saan talle enne ütelda ka, et selle sama tulemuse pealt teen nüüd selles ja selles aspektis? Siis sa töötad sama selle töökäsuga. See, kui paned selle nii-öelda noolekeste märgi, siis ta teeb täiesti uuesti. Aga ma kohe näitan, kuidas saab siis edasi minna. Et nüüd ta teeb natukene, eks mina olen pannud tähele, et nende erinevatega siis mängides saan ma lõpuks selle ideaalse tulemuse. Aga küsin hästi lühi küsimus. Koopia märk on seal all, siis kopeerime. Ja siin on see koopia, siit saad kopeerida, saate. Ja siin jääb alles ka nüüd see eelmine versioon. Et siin all need 1 ja 2 näitavad, et tegelikult mõlemad versioonid jäävad mul alles.
ja mõlemad saad kopeerida ja siis vaadata, kumb nagu tegelikult paremini sobib. Ja vajadusel vaadates, see ka ei sobi, et vahest ma olen lasknud 3 erinevat teha. Võime proovida ka näiteks selle 4.5-ga, et siis tuleb see nähtavale ka. Aga kui sa nüüd tahad nagu sama seda artikli struktuuri edasi arendada, siis sa lihtsalt töötad selles samas voos edasi. Aga küsige. Ehk siis, mis me praegu kokkuvõtteks näeme, et meil tegelikult see töö selle keelemudeliga käib nii-öelda nagu põhimõtteliselt nagu kolleegiga. Eks ju, vaatad, arendad, annad tegelikult talle nagu ülesandeid juurde ja saad lõpuks seda tulemust. Ja näha tegelikult, et siin see 4.5 ta töötab natukene nüüd pikemalt ja annab natuke põhjalikumalt vastuseid. Teine selline suurem, ma võtan siia kohe nii ka, kuidas siin töötab, on Cloud AI. Võib-olla olete seda ka kasutanud, soovitan ka seda võtta. Claude.ai on ka keelemudelitel põhinev siis vestlusrobot ja kohe ütlen selle kohta ka siis juurde. Et ta on sarnane GPT-le, aga mina kasutan neid tihti paralleelselt ja olen pannud tähele, et selle Cloudi pluss on natuke parem võib-olla eestikeelne väljendus. Ta töötab, kui palun näiteks teha tekstidest kokkuvõtteid ja teksti kuidagi korrastada, siis Cloud töötab paremini. Aga jällegi, katse eksperimentaalne meetod, kuidas kellegile tundub, mis hetkel, mis mudel sobivat. Et eks ta hästi paljuski ongi see, et mis hakkab endale teie erialal, teie küsimuste, teie teemade pealt kuidagi nagu paremini tööle. Aga Cloud AI siis on sarnane GPT-le. Ja kui tegelete just nagu sellist artikli kokkuvõtetega, analüütiliste kokkuvõtetega, mahukate tekstidega, siis Cloud on hea tööriist just nagu sellisteks viisideks. Sellisteks ülesanneteks. Ja töötab sarnasel viisil, jällegi nende põhise ülesanne on siis osata ja küsida töökäske nii, et sarnaselt ChatGPT-le. Et ma siin isegi võib-olla pikemalt ei peatuks, lihtsalt teate, et Cloud AI on sarnane ja kui kasutate 2 keskkonda tasuta versioone, GPT-d ja siis ka Cloudi, te saate päris head suurepärast tööd teha juba nii, et seda tasulist versiooni ei ole. Cloudilt saab kiiremini täis see üks töövoog nagu mahu poolest, et hästi kiiresti ta tegelikult ütleb, et see töövoog on täis, et võtta uus. Et GPT-l on nagu minust pikem. Aga kas on küsida? Jõuate jälgida praegu, kui tahate midagi personaalset, ma tulen teie juurde, aitan kohe juurde teid. Ja. Ja, see on slaidide tegemise keskkond. Ma kohe näitan neid slaidide keskkondi ka. Ja näitan ka veel ühte siis sellist väga-väga nagu õppejõutöös head keskkonda. Kohe tuleme selle YouTube'i juurde ka, aga Perplexity. Ehk siis ka 3. keskkond, mis aitab just teha sellist, ütleme, uurimistööde, artiklite, analüüside poolest väga hea keskkond ja kohe räägin ja näitan seda juurde. Aga Perplexity.ai on siis ja ka Google'iga logite sisse, tegelikult väga kiiresti saab sisse logida. Aga vaatame seda põhjalikumalt, sest see on kindlasti üks, mida teil tasub teada, mida ma arvan, et tudengid ka juba päris palju võivad kasutada. Et Perplexity puhul on jällegi ta töötab sarnaselt, et küsimuste kaudu, aga nii ma võtan mingi selle teema ma lahti.
no siin vaatasime Sisekaitseakadeemia teenistuskoeri, aga ta töötab sellisel viisil, et näiteks aita koostada artikli raamistik teenistuskoerte teemal, kasuta viimase 3 aasta artikleid. Mis on Perplexity eripära, on see, et annab kohe juurde siin viited. Ehk siis tal on kohe siin teksti taga viide ja ta annab kohe võimaluse minna selle viite peale ja ta avab kohe uues aknas selle lehekülje, millele ta on siis viidanud või selle artikli. Ja mis on Perplexity eelis ja miks seda on hea kasutada? Tal on väga palju, ütleme, mitmekihilisem võimekus. Et ta kasutab artikkel, raamistik, teenistuskoerad ja hakkab nende kaudu otsima, pakub kõik allikad, mida ta on kasutanud. See on muidugi praegu hästi selline veebipõhised allikad. No näiteks, et ma töötan teenuspõhise juhtimisega, annan sellise pika prompti, mul on vaja koostada Tervise Arengu Instituudile teenuspõhise juhtimise kord, ütlen ette, mis asi see on ja mida on vaja siis teha. Pakub kogu raamistikku, mis selles teenuspõhise juhtimise korras võiks olla, koos viidetega, näiteks siis ka nendele vajalikele uurimistöödele, erinevatele ka muudele dokumentidele, kokkuvõtte, kas siin on see ümberkirjutamise võimalus, et tee uuesti, aga mis on siin nagu see pluss või miks ta on hea, on see, et ta pakub selliseid uusi täiendavaid küsimusi. Ehk siis uusi uurimisküsimusi, mille peale võib-olla ise kohe ei tule. Näiteks, kuidas teenuste arhitektuur mõjutab teenuste kvaliteeti? Kuidas teenuspõhine juhtimine võib parandada teenuste efektiivsust? Ehk siis ta võtab nagu sellest materjalist, mida te olete andnud ja loob uusi uurimisküsimusi. Ja ta on väga hea keskkond ideede genereerimiseks. Näiteks mul on vaja mul on vaja kirjutada artikkel töökiusu teemal, millest alustan. Väga üldiselt saab alustada, pole üldse ideid, ta hakkab otsima materjale. Mis on Perplexity puhul, ma olen pannud tähele, ta töötab inglisekeelsete küsimustega paremini alguses. Et tasub teha, kes inglise keelt võib-olla kohe ei oska, tasub teha seda ümbertõlgeteks, et panete Google Translate'iga, tõlgite küsimuse, panete siia, saate materjali, pärast palute panna eesti keelde. Et te praegu ka nägite, eks, et nagu eestikeelsed on siis ERR ja selliseid nagu võib-olla veebimaterjalid rohkem, et ta väga ei anna sellist nagu teadusmaterjali, et inglise keelega on materjalid kvaliteetsemad. Jällegi, eks neid arendatakse palju rohkem ju mitte siis eesti keeles, kuna me oleme nii väikese keele kasutusega riik, et inglise keel on kvaliteetsem. Aga näiteks alustan siis väga üldiselt, mul on vaja kirjutada artikkel töökiusu teemal, millest alustan. Ja pakub üldise raamistiku, saan vaadata, kas see sobib, aga mis on jälle pluss, on see isegi väga üldise küsimuse peale. Ta pakub mulle juba lisaküsimusi ise, nagu täiendavaid uurimisküsimusi. Ja mis on muidugi nüüd tudengite puhul, sisuliselt ei ole vaja enam ju näha vaevaga uurimisküsimuste sõnastamisega, see keskkond aitab uurimisküsimused sõnastada. Ehk siis millised on töökiusu peamised tunnused, märgid, kuidas kirjutada mõjuv artikkel töökiusu teemal, millised sammud peaks võtma, et ideaalne, sellest saaks tegelikult täitsa juba bakalaureuse töö valmis kirjutada. Ehk siis, kui ChatGPT-l ja Cloudil ta kohe ise neid täiendavaid küsimusi ei küsi või paku, siis Perplexity toob juurde allikad ja täiendavad uurimisküsimused. Ma küsiks, et artiklid, kus internetis otsib, eks ju, internetis on enamik artiklid on olemas,
aga siis on need, mis on vabalt saadud ja siis on need, mis on tasulised. Kas tema saab kätte need tasulised ka? Ta teeb selle lahti viite, aga vot hea küsimus. Ta võtab pigem sealt, ma olen pannud tähele abstraktist ja sellest kättesaadavast materjalist nagu selle, jah. Isegi PDF-i ei saa lugeda, kui on PDF on avatud, ta ütleb... Ja ei saa lugeda. Ja Elissit.com, see, mis on siis artiklite keskkond, saate võib-olla edasi uurida, kui me siin ei jõua, siis seal ta toob välja ka, millised on vabavara artiklid ja millised on kinnised. Et ta vähendab nagu seda otsimise raskust teil siis. Ehk siis siin jällegi väike kokkuvõtte teha, siis soovitan alustada erinevate keskkondadega, sest niikuinii te jääte 2-3 keskkonna juurde, mida te hakkate põhiliselt kasutama. Ja kas need on siis ChatGPT, Cloud, Perplexity on täiesti eraldi taseks või siis GoPilot, et saate ise otsustada, aga põhiline see, mida siis tuleb jälgida, on see, et kuidas sa küsid. Ja nagu näha, võib alustada väga üldiselt, aga kui tahad kvaliteetset sisu ja põhjalikumat, siis soovitan ikkagi jälgida seda promptide kirjutamise reeglit. Muidu teil tekib lihtsalt see, et lõpuks on hästi palju, sest eks ta natukene on ju selline nakkus ka, et hästi palju hakkad seal kasutama ja hästi nagu võib ka ära uppuda nendesse nagu sellesse sisusse tegelikult. Nii, aga vaatan siis kella ja mis kindlasti ma tahaksin teile näidata, need YouTube'i kokkuvõtteid ka, aga kuidas teha siis ka mõjuvaid esitlusi. Et gamma.app on siis keskkond, mis ka päris palju annab võimalust teha tasuta versioonides. Mul oli see tasuta juba täis, nii et ma tegin tänaseks ka endale tasulise versiooni uuesti lahti. Aga kõik need tasulised versioonid, Beautiful AI küll on natuke kallim, sellest kohe räägin, aga umbes 20 € juurde need maksed jäävad. Ja tasub teha nii, et näiteks kui see sama gamma.app, et tal on ka see natuke advanced versioon on 20 € kuus, teete 8 kuuks, 9 kuuks, endale panete kinni. Tead, et teen slaide, valmistan ette, sulgen. Et... Just. Ja, teil on olemas gamma? Väga hea, just, väga hea võimalus. Et soovitan täitsa nii teha ja sama on seal, Beautiful AI on, temal on aastamakse, et mul lihtsalt ühe korra juhtus apsakas, et unustasin selle kinni panna ja 130 € läks. Aga need on üldiselt sellised, enamik on kuumaksega. Aga gamma on tõesti väga hea keskkond siis ja hästi kiiresti saab slaide luua. Et teeme siis ühe näiteks läbi ka. Et uue slaidi jaoks saab teha nii tekstist, veebilehtedest kui ka siis promptidest. Ehk siis samamoodi kasutate töökäsku ja saab luua teile ettekande. No mina olen näiteks kasutanud siis ka failidest. No pani näiteks oma doktoritöö faili ühe teadusartikli siia sisse ja et ta teeks mulle siis artiklist. Ja kogu siis inglisekeelne artikkel koos juhendajaga kirjutasime. Ta on mul inglisekeelne, aga ma saan valida, et ta teeb mulle sellest eestikeelse, ilma et ma peaksin ise tõlkima. Ja kes kasutab, siis teie juba teate, aga kes veel ei ole kasutanud, siis saab ka seda vaadata. Ehk siis saab valida siit eesti keele, mis on ka väga suurepärane. Saan valida, kas ta teeb pigem sellise koondatud esitluse mulle, kas ta teeb keskmise detailsusega või detailse. Jälle hästi palju mängimist. Saate valida ise, kuidas te seda siis teete, saab lasta uuesti teha. Midagi ei juhtu, kui teete mitu korda. Saan valida, mitu slaidi ta mulle siin teeb, 10 slaidi. Võite ka 400 teha, eks ju, ühest artiklist, aga tasuta versioonil tavaliselt kuni 10 slaidi saab teha. Ja siis saab juba valida, millise presentatsiooni välimusega te tahate teha. Saab panna ka iseenda toolidega slaidi.
aga saab valida siit nagu väga erinevaid. Saate valida ka kõrgkooli enda failid siia sisse panna. Ja lihtsalt genereeri ja ta loob siis slaidid. Ja see on tõesti, ma ütlen, nagu parim avastus minu arust, mida see AI on suutnud teha lisaks nendele keelerobotitele. Ta teeb lihtsalt nii kiiresti ilusad slaidid. Et no ma tõesti praegu vaatan neid, kes lihtsalt tulevad nagu PowerPointiga ise seal toksivad neid ja see on lihtsalt nagu tohutu ajakulu. Ja siis ma mõtlen selle vaese noore õppejõu peale, kes me seal öösiti neid sisse trükkisin, neid slaide. Jaa. Mul on küsimus, ma ei saa aru, kuhu ma peaks näiteks selle õppematerjali sisestama või kuidas, et mille järgi ta need... Siit tagasi. Veel korra tagasi. Nii, kodu. Ja siit loo uus. Ja siin nüüd saab valida, kas tekstina, failina või promptina. Jah, siia saab nüüd kirjutada, millest sa tahad, näiteks, ma ei tea. Ma tahaksid olemasolevast kirjalikust õppematerjali. Jah, siis saate sinna kopeerida lihtsalt selle materjali. Ja valida, mida ise tahate seal. Faili siia ei saa panna. Saab küll, aga siis on faili, siis tuleb võtta see 3. Aga näiteks siia teete lihtsalt copy-paste ja siin on see failina. Näed faili üleslaadimine, jah. Nii. Kas mul on näiteks 60 pilti ja mul on vaja sellest 60 pildist slaidi esitust teha, kas ta teeks sellist? Jaa, tasub proovida. Proovige. Ma pilte ei ole nii mahukalt kasutanud, aga no mis me siis näeme, mis on nagu ta ideaalne on see, et ta tegelikult ka teeb nagu ilusad, ta otsib pildid, neid pilte saab vahetada, siis saab kogu seda struktuuri hakata muutma, aga esialgu väga hea. Ja noh, kui te nüüd mõtlete, et mul on siis, eks ju, 30 või 20 lehekülge pikki inglisekeelne artikkel, siis ma saan hakata vaatama, kas see, mis ta mulle on nüüd teinud, on sobilik, kas ma tahan siia teksti juurde ja mis on tore, on see, et iga slaidi saab modifitseerida ka AI abiga. Tee lühemaks, tee pikemaks, vaheta pilti. Ja ise saab ka seal sees toimetada? Jaa, saab ise ka. Kas talle mingi kooli põhja või midagi saab käita? Jaa. Näiteks see sama toon ongi, et ma olen koolitajaga Kersti Kaljulaidi fondis lähisuhtevägivalla teemadel ja need toonid, see lilla ja roheline on meil kindlate toonivärvidega ja selle ma siis ise panin siia sisse. Ma küll ei ole proovinud seda praegu, et ma olen pigem nagu kasutanud nii, et nagu Tervise Arengu Instituudi seda uut versiooni, mis me oleme see CVI-ga, ma ei ole seda praegu siia pannud, aga ma ei arva, miks see probleem on, et kindlasti saab. Oleks kogu aeg iga slaid kindlasti kooli logoga, samad värvid, samad fondid, vahet pole. Kas see kohati on olemas seal? Ma ütlen, praegu ma ei ole meie uut CVI-d siia pannud, aga selle toonid me panime, aga logo ma ei ole ka harjutanud praegu, sest mul ei ole nii palju veel aega olnud, et seda timmida siin. Et ma olen praegu jäänud rahule sellega, aga tõesti mulle väga-väga meeldib, eks ju, ma usun, te näete ka, et tegelikult sul on nagu väga kiiresti uuest artiklist, eks ju, leiad mingi teksti, tahad teha kiirelt slaidid olemas. No üldse nii veel, et näiteks seal on teine võimalus olnud, et kaartide kaupa mitte tekst, vaid kaardid. Siis ma annangi esimene kaart, tere tulemast, teine kaart, näiteks eesmärgid, segavarid. Et kui sul on enda struktuur olemas, ehk mingi vana dinosauruse ajast PowerPoint, siis sa annad talle nii. Ma mõtlesin veel seda, et ütleme, tudengid magistritöid just kaitsesid, et kas niimoodi on ka, et nad panevad selle magistritöö, aga siis meil on ju öeldud, mida see ettekanne peaks sisaldama, kas ta saab nagu... Prompti kaudu. Vaat siis annad prompti ette tegelikult ja prompt on seal, eks ju, keskmine fail, sul ongi võimalus panna fail, sul on võimalus panna URL, sul on võimalus teha prompt ja promptiga sa saad tegelikult kogu selle struktuuri. Esislaid see, teine see, kokku nii palju slaide ja jällegi, kui sa vaatad, see mulle ei sobi, eks, siis all on jällegi tee midagi muud, back to prompt, eks ju, ja hästi palju on võimalus siin sees ka nagu muuta seda sisu ja teha talle nii-öelda ülesandeid ette. Aga need on korraks, kus see koht, et on fail ja prompt, kas siin kui sa läheb nullist näiteks, kus on see fail ja prompti nagu koos siis? Ja siin teen uue ja siin alguses on kohe, eks ju, teksti kaudu, prompti kaudu, eks, ja siis juba URL-i ja sisu kaudu.
paned faili ja annad seal juurde. Just. Ja täpsustad siin. Ja teine keskkond nüüd, mis mul praegu on siis tasuta versioon, et see kallis tasuline versioon sai mul kahjuks läbi, on Beautiful AI. Ja ka nüüd see slaidi materjal, mida ma täna ka kasutan, on Beautiful AI-ga siis tehtud. Ja ka jällegi väga mugav ja hea keskkond tegelikult, et kui mitme peale ja ka tasuta versioon tegelikult päris pikalt annab ka võimaluse kasutada. Ja mis on siin on ka tore, on see, et ta nagu hästi lihtne kasuta slaide, eks ju, lisaslaide, dubleeri slaide, saab ka AI-ga luua slaide, tuua eelnevat slaidi esitlust siia keskkonda üle, vahetada slaide erinevate slaidi keskkondade vahel, nii-öelda luua. Näiteks, kui ma tahan siin dubleerida, siis ta hästi kiiresti teeb mul uue, ta on hästi mugav kasutada, saan siit vahetada pilte, saan luua, otsida pilte juurde nii sellest olemasolevast keskkonnast, veebide keskkonnast, eks. Jah, vahepeal ütleb, et kvaliteet on kehva. Siis tegelikult saab ka AI-ga luua ja nii edasi, et ka hästi mugav keskkond. Aga kas ta nende piltide mahtu, teinekord pilte on väga mahukas, mida tahaks panna. Näiteks kui on mikroskoobi pildid, kas ta siis keeldub seda panemast? Tasub katsetada. Ma ei ole veel näinud, et ta keelduks mõnest pildist. Mõnest sellest failist küll, kui on liiga mahukad ja pikad tekstid, siis ta võib öelda, näiteks Cloud ütleb küll, et liiga pikk materjal, et seal ma olen küll hätta jäänud näiteks, aga siin piltidega ma ei ole hätta jäänud. Et pigem jah, et kui on liiga pikk dokument, näiteks seal 30 lehekülge, 40 PDF-il ja võib-olla mingid joonised on sees, siis ta võib öelda, et see on liiga mahukas. Ehk siis neid ka esitluskeskkondi on. Kui ma vaatan kella, siis ma tegelikult, kas teile pakuks huvi ka YouTube'i kokkuvõtted? Ehk siis see YouTube'i kokkuvõte tähendab seda, et kui sul on YouTube'i video, et siis sulle siia kõrvale tekib nagu täistransskriptsioon. Nii, et sul on näiteks, siin on transkriptsioon ja sa saad siit seda kogu teksti, sa saad selle üle tõsta ChatGPT-sse ja seal hakata tegema sellest kokkuvõtteid, sellega vestlema, tõlkima ja nii edasi. Et suurepärane võimalus, näiteks kui sul on, ma ei tea, 2 tundi ettekannet, sa tegelikult ei jõua seda ära kuulata, et siis minu arust nagu ideaalne variant õppejõuna ka. Ja selle jaoks otsige veebist üles siis selline asi nagu YouTube Summary Voice ChatGPT ja siin selle Glaspi kaudu saame selle endale panna, aga võtke Google Chrome, et see töötab ainult Chrome'i kaudu, ehk siis me laseme siis arvutisse panna endale ühe nagu extensioni ehk siis laienduse juurde, mis hakkab seda seost looma nüüd veebi ja ChatGPT vahel. Kui te tahate väga tehnilisi inseneeringut, sellist selgitust siia taustale, seda ma ei oska teile anda, aga meil ongi probleem see STEM-valdkond ja Elisaru. Kuidas siin ellu jääda, et oleks ühtepidi sõber ja teistpidi, et ma ikka ei kukuks kokku. Jaa. Ehk siis YouTube Summary Voice ChatGPT-ga leidsite. Et täpselt nii saate trükkida sinna sisse ja võtke see Glaspi oma, selle kaudu ma olen teinud ja ma saan teile hästi juhendada. Kui see on olemas, siis lähete siit edasi. Ja siin saab siis panna endale Add to Chrome või Add to Safari, vastavalt mis arvuti teil on. Kui on Mac, siis ju Safari, eks ju, ja muidu see Add to Chrome. Ja saate siit siis lisada. Mul on ta siis juba olemas. Aga siis tuleb teil see Add to Chrome, eks ju, ja Add to Safari, pigem ärge valige, pange Add to Chrome,
ja siin tuleb teile lisa Chrome'ile, minul on eemalda, sest mul on ta juba olemas, siis pange lisa. Ja seal ta küsib, kas lubada, siis andke see luba talle kenasti lisada. Ma tulen vaatan, kui keegi jääb ette. Mul ei ole Chrome'i, nii et mul ei ole Chrome'i. Siis ei saa praegu panna, siis tuleb lihtsalt endale tõmmata. See on mingi jama, et ta saab. Ta ei lähe seda, jah, aga Chrome tuleb siis endale lihtsalt seadist. Edge on näiteks, siis Edge on Chrome'i põhine. Võib proovida. Ta näitab selle Firefoxi, mul on kiviaja inimene, ma ei tohi enam öelda, et ma Firefoxi kasutan. Aga proovi, vaata, kas tuleb, ma ei ole neid kasutanud. Aga vaata, kas saad. Sest ta on tegelikult selle Chrome'i extension, aga ei lase vist, jah. Ja, et siis tõmmake. Kas teised said? Ma võin tulla kohe appi. Et kui on olemas, siis peaksite saama ja võite siis võtta ja YouTube'ist ühe video lahti ja peaks teil tekkima siis transkriptsioon siia kõrvale. Ja ta töötab. Kus ta nagu tahab seda, aga mis siit edasi juhtub? Mine korraks tagasi. Näed, on olemas. Ja võite vaadata, ta vahepeal märkasin, et tegi ka eesti keeles, aga inglise keeles on kindlasti, aga kohati juba vastasin, et teeb ka eestikeelset. Aga kui teed selle lahti, siit see vajuta sinna peale. Korraks uuesti. Jah, on olemas. Ja siis saab selle ilusti eesti keeles ka olemas. Mis ma olen muidugi pannud tähele juba, on see, et osadele videotele võib panna juba sel autor tegelikult peale selle piirangu, et ta ei lase transkriptsiooni teha. Sest see on tegelikult ju autori looming, eks, et siin vaatasime äkki Sisekaitseakadeemias üks meesterahvas otsis seal mingit karburaatori vahetamist inglise keeles ja sisuliselt ta ju siis õpetaks nagu samm-sammult mootorit parandama ja seal ta ei lasknud seda teha. Et millegipärast, et see on tegelikult jällegi suurepärane võimalus. Minule meeldib kuulata neid Huberman Labi podcaste, mis on ju seal pea 3 tundi ja sisuliselt on teil täna ju võimalus õppida täitsa uus eriala selgeks endale ilma, et üldse kooli läheks, vaid kuulates neid erinevaid podcaste, teha sealt kokkuvõtteid. Ja miks on see hea siis? Et nüüd, kui me tõstame selle, vajutame siia, siis tegelikult kogu see tekst tuleb ju meil nüüd siia ChatGPT-sse. Ja ta teeb lühikokkuvõtte sellest ka eesti keeles. Ise saate valida, eks ju, mis keeles ta teeb, anname eestikeelse loa talle. Ta teeb kogu videost siia lühikokkuvõtte. Ja siis saate valida, mis teemaga nüüd edasi minna ja mille osas nüüd promptiga minna täpsemaks. Ehk siis saame vaadata, et siin on nüüd see eestikeelne kokkuvõte. Ja sisuliselt võib nüüd päris pikalt vestelda sama video sisu kaudu kogu infoga, küsida, laiendada, paluda teha kokkuvõtteid, minna täpsemaks, võrrelda ja lõpuks lasta teha ka ettekandeid. Et tegelikult, kui ma nüüd siit võtan ju copy-paste'iga selle teksti, panen kammasse, sisuliselt on mul ka slaidi esitlus kohe valmis. Et võime siis kohe ju selle läbi teha. Et mul on see YouTube'i kokkuvõte siis siin olemas. Ma saan selle siit kopida, ülevalt võtan kopi. Saan minna kammasse, lähen, panen siia teksti. Ja praegu ma ei modifitseeri, eks ju, siin midagi. Lihtsalt teile näitamiseks väga kiiresti lähen ühest keskkonnast teise. Ja palun teha siis ettekande. Nagu öeldud, praegu ma teen ju väga nagu kiiresti siin seminari vormis, aga me täna näeme siis, kui kiiresti meil tegelikult kasutame YouTube'i teksti, mis on transkriptsioon on olemas. Me saame kasutada seda transkriptsiooni juba AI keskkonnas, teatavaks artikliks, kokkuvõtteks, reflektsiooniks, milleks iganes, vastavalt, mis on vaja.
Ja siis saame tegelikult ka sellisel viisil endale kiiresti slaidi esitlused luua. Kas siis artiklist, veebisisudest. Ja praegu ta on hästi üldine. Siin saan vajadusel tee mulle tekst natuke pikemaks, igat slaidi annab võimaluse eraldi ka modifitseerida ja teeb ka mulle natukene põhjalikuma teksti, kui ma soovin. Kiviaja küsimusele. Ühesõnaga, see esitlus on olemas, ma tahan seda esitlust, tahan, eks ole, oma arvutisse. Nii. Mis praegu formaalis ta selle salvestab ja kas ma saan siis, kui mul üldse peaks tahtmine tagasi kunagi elus pöörduda oma PowerPointi slaidide juurde, et kas ma saan neid uuesti kuidagi konvertida? Ja, sa oled tegelikult kogu aeg selles keskkonnas ja olemas, laed alla. Mis on see miinus, vahest ma olen märganud, sa laed ta alla ja siis seal saad edasi teda töödelda. Vahest on see juhtunud nagu erineva selle mudeli või mooduliga. Siin on tekst nagu okei, piisava suurusega, laen alla, tegelikult läheb see tekst väga väikseks. Et mul on hakanud kuluma aega nagu natuke selle peale, et see tekst pärast seal nagu teha see suuremasse täheformaati. Aga siis tasub endale, mis ma olen avastanud, on see, et tasub nagu meelde jätta, millise selle teema puhul see on oht ja kus ta töötab väga hästi. Et siis jääda ühe nagu selle teema slaidide juurde. Et ta kohati nagu ei tööta, see üleminek või allalaadimine hakkab teda muutma. Aga saab nagu genereerida siin, saab muuta seal oma nii-öelda kui allalaaditud failides ja nii edasi. Kuidas seda, ütleme näiteks jagada saab, et sa oled näiteks õpilane või õppejõud kogub sul need kokku, et kas seal on mingi jagamise võimalus või? Mõtlete, et kui... Ma tahangi seda näiteks klassis presenteerida. Ma pean kuidagi saama sinna keskkonda sisse logida. Jaa, siis olete selles keskkonnas. Kui ma tahaksin nüüd õppejõuga jagada hindamiseks näiteks? Siis saab jagada lingi kaudu, aga saab ka alla laadida, eksportida. Eks ju, võtame siit näiteks nii PowerPointiks kui PDF-iks. Aga linki ka, et selles mõttes, et kui õppejõul ei ole seda kontot ja kõik, et... Siis ta ei pea, ta peab see link, ta peab olema sisse saanud ikkagi, aga siis tasub võtta see nii-öelda alla laadida PowerPointi. Näiteks praegu tuli siis ju täitsa hästi, eks ju. Et on täitsa hea selle tähe suurusega. Ja sellisel viisil ta siis tulebki olla. Ja siit saad vaadata, et kas see sulle sobib, mida osa tahad muuta, lähed tagasi sellesse keskkonda ja juba tuleb sul kvaliteetsem sisu. Sa saad siin ka ju tähe suurus. Ja, siin saab ka. Ja praegu, kui ma vaatan, et see tähe suurus on täitsa piisav, et ma ei pea seda tegema, siis ta võib ka nii jääda. Ja saan kasutada. Juba täitsa ajab ju asja ära, eks ju, et kui oled just reisilt tulnud, oled unehäiretega, ei ole jõudnud loengut ette valmistada. Täitsa tehtab. Nii, aga meil on saanud see 14.15, me peaksime lõpetama. Et mis ma veel lõpuks tahaksin siis öelda, on see Perplexity, eks siis siin on need, kui keegi nüüd jäi jätta selle YouTube'i kokkuvõttega ja siin on mul tegelikult ka veel see juhend, mis nüüd kuidagi ära kadus. Aga meil saigi ilusti nüüd vist läbi minuti pealt. Ühesõnaga, slaididel on mul olemas see juhend. Slaididel on olemas ka veel need lisaks Eliciti punkti, Elicit AI kohta kirjeldused ja ka Thesis AI, mis on siis on juba väga hea teadustööks. Täna me sellest rääkida ei jõudnud, aga te saate hakata uurima, et ka seda juurde siis otsida. Nii, ja vist saigi siis juba ju kõik. Kui on veel küsida või kommentaar öelda, et kuidas teil praegu tunne on? Mul üks mõte nagu tekkis ja võib-olla see on Pandora, võib-olla ühe teise selle töötoa teema ka, et aga kui ta paneb sinna nüüd pilte, skeeme, joonised, kes see autor on? Kuna sa saad valida, kas ta võtab veebist vabavarana. Aga kas ta ütleb mulle, kus see pilt on pärit? Kui on vabavara, siis ei pea viitama. Okay. Aga tal on palju slaididel on ta ise loob need AI genereeritud ja siis on ta ju AI looming, eks.
ja siis ei ole ju pilte vist vaja, sest ta on ju loonud sünteesi nagu erinevatest materjalidest. Seal piltidega on see, et tasub vaadata, et noh, mina olen palunud pilte mitu korda vahetada, lisanud oma pilte, sest tal kipub olema ka, ta on hästi multikultuurne ja mõnikord me ei taha Eesti keskkonnas, eks ju, nagu väga multikultuurseid pilte, mis on fine, mul ei ole midagi selle vastu, aga ma võib-olla tahan rohkem näiteks valida seda kontingenti või neid pilte, et siis ma saan sealt neid valida. Et vahepeal ta oli kuidagi hästi selline Aasia stiili inimeste pilte armastas ja see võib-olla ei teki nagu head kontakti meie inimestega, et siis ma ei ole neid kasutanud. Et eks nende slaidi keskkondadega natukene see on, et kui te tahate nagu mitmekesisemat sisu, siis ta võib jääda väga nagu ühekülgseks, eks ju, need pildid ja asjad, et te tuleb juurde teha. Aga ta ikkagi on täitsa teine tase täna. Kas saite midagi? Me plaksutame täna. Ja kui küsida, siis minul oli kirjutada ka aili.mitendus@gmail.com, et kui midagi